Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Kui ma lapsena televisioonis, kui ma mängisin mängu kaamera ees, oli elu kui pliiatsioonis. Ei, palju seal värvisid sees. Oi, ma mängisin mängude mängu. Oi, ma mängisin mängude mängu siis nagu hull. Kuni õlad jäi häbiga längu. Ja õhtuti vaalutas mul. Seal ma kohtasin neidude neidu. Meie vahele midagi jäi. Nüüd ta jälgi seal majas ei leidu. Sest valguse kätte ta jäi. Neidude neidu. Meie vahele midagi jäi. Nüüd ta jälgi seal majas ei leidu. Sest valguse kätte ta jäi. Aga lapsena televisioonis, kui ma mängisin mängu kaamera ees, oli elu kui pliiatsioonis. Ei, palju seal värvisid sees. Aja möödudes muutuvad tiitrid, suured plaanid ja paremaks vänt. Aina uuemaks kleidid ja spiitrid. Ja saatele sobib puent. Televisioonis Kammista taliman talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja me näeme siit otsestuudio akendest, et majade katustel on kerge lumekiht, läheme talve poole, tuleks see siis ilus ja lumerohke. Aga laulis Ruja lapsena televisioonis, see on Jaanus Nõgistu lugu ja Juhan Viidingu sõnad ja pühendame selle siis kõigile neile inimestele, kes on kaasa löönud selles suures õiendamises nädala jooksul. Asi oli nimelt selles, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann kritiseeris möödunud pühapäeval ETV saates Hommik Anuga olnud isadepäeva saatelõiku ja ütles, et saates olnud lõik kahe isaga perekonnast ei lähe kokku meie väärtusruumiga ja see sai siis selliseks päästikuks tohutule õiendamisele iseenesest, ma ütleksin, et täiesti nagu kõrvaline asjaolu, aga juttu jätkus kauemaks ja asjasse sekkus koguni peaminister, koguni kultuuriminister, et jääb mulje, et see on olulisem kui, ma ei tea, mis iganes riigi kaitsevõime või eelarve vastuvõtmine või midagi muud ja nüüd meil on kohe vaja hakata kõige kõrgemal riiklikul tasemel sellega tegelema. Mina ei saa ka aru, ma olen seda meelt, et tegemist on millegipärast väga päevakajaliseks aetud asendusprobleemiga, millega tegelesid kõrged parlamendipoliitikud ja valitsuse liikmed. Miks me peame sellega tegelema, mida üks hommikuprogramm näitas, ehkki see on avalik-õiguslik
ringhääling, on see oluline teema või kelle pärast see nii oluliseks on tõusnud, võib-olla natuke mõju avaldas sellele ka see eelmisel nädalal avalikkuse ette jõudnud BBC raport, mis ju tekitas tegelikult pöördeid kogu maailmas ja mille refereeringut lugedes on osa sellest sisust ka natuke vaieldav, aga iga meediakanalit tuleb ju vaadata ja programmi tuleb vaadata kui tervikut ja mis mulle nagu hämmastust tekitab siiamaani, et meil on siiamaani inimesi ja poliitikuid, kes istuvad ilmselt vähemalt valimiskampaania ajal kusagil raadio või teleka juures stopper käes, loevad sekundid, kui palju keegi sõna saab, kui palju keegi sõna ei saa, kui palju inimesi on ühes saates, kui palju inimesi teises saates, mitte ei vaata seda, kui palju keegi arukaid mõtteid välja ütleb ja tegelikult ühe ringhäälingu, olgu see Rahvusringhääling või Kuku raadio programmi tuleb ju vaadata tervikuna, mitte ühe saate ühe osa lõikes, ehk siis võib lugeda sekundeid, minuteid, teemasid, aga programmi ikkagi tuleb vaadata kui tervikut, nädala vältel vähemalt. See, mis sa välja tõid, et BBC-s toimunud, tõepoolest kindlasti see mõjutas ja ma arvan, et see mõjutas üsna otseselt, sellepärast, et aga siin tuleb ikkagi soovitada hoida kärbsed ja kotletid eraldi, et need on erinevad protsessid. Nüüd jällegi see sama asi, et kas inimesel on õigus oma arvamusel, loomulikult on, palun, arvake, aga seal on ikka küsimus, et mille kohta arvata ja nüüd ongi nagu see sama, ühiskondlik seadusandlik ruum on muutunud, kõik asjad muutuvad ja loomulikult inimeste moraalsed seisukohad või eetilised, ikkagi moraalsed seisukohad jäävad selliseks, nagu nad on. Need ei muutu, eks ole, ajas väga palju. Kui inimene on oma moraalil kindel, siis ja arvamust avaldada, et mingi asi ühiskonnas selle tõttu, et minu moraal on teistsugune, mulle ei meeldi ja see on kohatu, see käivitabki ju automaatselt ja koheselt vastupidise reaktsiooni, kus hetkeliselt on platsi peal kõik ka need inimesed, kes ütlevad, et ka meie moraal on teistsugune ja mõnes mõttes tõepoolest ka, ma ei ütle, et nüüd Veidemanni sõnavõtt oli väga kohane, aga tal on selleks õigus. Aga see, mis järgnes, kus kõik hakkasid ütlema, et vaatake, et meie moraali mõttes see ei ole nii, näiteks ka peaminister ja kes kõik veel, see nagu jätabki küsimus, et aga okei, et kui teil on niivõrd moraalsed seisukohad maailma asjades, et kust me võiksime lugeda teie järjepideva moraali sisu, et mille alusel siis peaminister otsuseid teeb ja kes iganes ja loomulikult seda ei ole, sellepärast et keegi ju ei ole suutelinegi väga vabalt oma moraali deklareerima selgelt, kuidas on ja maailm on nagu selles osas päris palju muutunud, kui me küsime seda, et kas siis kehtiv moraal või ütleme nagu Immanuel Kantki on nagu oma filosoofias nagu öelnud, et moraalil on üsna palju sellist nagu praktilist tähendust, et kui moraal tekitab lõppkokkuvõttes olukorra, mis on parem kui varasem, siis see moraal on õige. Hästi utreeritud filosoofia. Ma tahan jõuda kuhumaani. On see, et ju ega need moraalsed tõekspidamised, mis üks või teine inimene endas kannab, ka nende järjepidevus tänaseks hetkeks ei ole kasvatanud meie sündimust, ei ole kasvatanud mitte midagi. Ja selles mõttes ongi need nagu sellised hägused mälestused möödanikust, kuidas võiks olla, millele ei tasuks tähelepanu pöörata ja mulle aina enam tundub, et see kont visati ette täpselt samal ajal kui teised palju olulisemad probleemid, mida ka Priit mainis, kaitse-eelarve, riigieelarve üldse, tegelikult ka kaude kliimaseadus ja kõik asjad on nagu arutelu all ja nüüd kulutame inimeste tähelepanu selle peale, et nad arutaksid mingi täiesti tühise teema üle. Jaa, aga kes sellega tegelevad? Sellega tegelevad suures osas väga paljud parlamendipoliitikud erinevatest erakondadest ja tegelikult siin on veel üks nüanss, millele tasub nagu viidata, et Ringhäälingu nõukogu, mis on parlamendi poolt ju ametisse seatud, Ringhäälingu nõukogu tegelikult ei peaks tegelema detailides ühe või teise Rahvusringhäälingu programmis oleva saate lõiguga. Loomulikult mitte. Aga nad tegelevad sellega, Priit, kes on Ringhäälingu nõukogu liige olnud, teab seda väga hästi, et tegelikult kiusatus ikkagi, kui mõni Ringhäälingu nõukogusse kuuluv poliitik tõstatab küsimuse, kas uudiste saate lõik vastas sellele või teisele kriteeriumile, siis Ringhäälingu nõukogu tegelikult ikkagi
ei suuda panna kiusatusele vastu ja tegeleb sellega väga siis Ringhäälingu nõukogu käitub järgnevalt, et ta esitab siis juhatuse esimehele sellise palve kutsuda selle üksuse juht, kes ükskõik on see siis raadiote juht või telejuht või veebijuht või Aktuaalse kaamera juht, kutsuda see siis nõukogu koosolekule ja rääkima, andma nii-öelda aru ja inimesed tulevad sinna ja räägivadki oma asjadest, nii et nagu see jutt, et mida siis mõned Ringhäälingu nõukogu liikmed on siin pateetiliselt rääkinud, et ei, et Ringhäälingu nõukogu mitte kunagi ühegi saate tegemisse ei sekku ja no, see on täielik jama, see reaalses elus see toimub ja ma arvan, et ühe aasta jooksul Ringhäälingu nõukogu peab vist 12, siis iga kuu peab ühe koosoleku, ma arvan, et seal igal 3. koosolekul kindlasti on mingisugune lülijuht alt majast siis, kes räägib, kuidas tema meelest asjad on ja siis inimesed saavad seal avaldada oma seisukohta, aga ma tahaks sellest Veidemanni kaasusest natuke rääkida, et Rein Veidemann, kes on siis väga lugupeetud kirjandusprofessor, ta on kirjandusteadlane, ta on kirjanik, ta on ühiskonnategelane, ta on laulva revolutsiooni oluline tegelane ja on juba auväärses eas seal, siseneb 80-ndatesse ja selline inimene sattus siis korraga sellise nagu sõimurahe alla ja ma nimetaksin seda julgelt sõimuks, kuigi mulle võidakse vastu öelda, et keegi ju ei öelnud seal kurat ega lollpea või midagi taolist. Aga see, kuidas siis nagu lugupeetud ühiskonna tegelasele lendavad peale siis välisminister, peaminister, siis peamiselt Eesti 200 ja Reformierakonna tegelased, lendavad peale, nahutavad teda nagu poisikest ja jätmata ja käituvad temaga täiesti, mulle puudub sõna selle jaoks, et tõepoolest, et see on üks selle interneti nagu negatiivseid külgi, et ma küll tahaks väga näha, kuidas siis peaminister Michal astub siis lugupeetud Rein Veidemannile koridoris ligi, võtab tal nööbist kinni ja ütleb, et kuule, et see on ikka täielik jama, et mida te seal suust välja ajate, et see ei kõlba kuskil ja ma praegu fantaseerin, aga tegelikult see käitumine ja oli väga nõme, kuidas seda nii-öelda tuuseldati ja peale selle ma vaatasin, mis on siis nagu sotsiaalmeedias kirjutatud, terve hulk inimesi, kes ütleme ka, kes juba paljalt oma vanuse tõttu ka, ma arvan, et nagu sellise nagu eesnäärme probleemid ei ole neile enam võõrad, hurjutavad Rein Veidemanni tema vanuse pärast ja soovitavad minna siis vanaduspuhkusele. Ma ei taha neid nimesid öelda, ma tunnen neist mitte, mul on nii piinlik, kuulge, inimesed, teil on 15 aastat vanuse vahet, te olete kõik viimases veerandis ja te hakkate ette heitma lugupeetud professorile seda, millised on tema eluaastad. See on nii piinlik kõik ja mul on häbi nii poliitikute kui nende hurjutajate pärast. Ma kordan ennast, aga probleemi ei ole olemas sellises olukorras, kus me praegu elame, millele te mõlemad ka viitasid. Tõepoolest, meil on riigieelarve teine lugemine läbitud, meil on riigikaitse kulud, mille puhul on väga keeruline aru saada, kuhu nad lähevad ja miks me ostame mõnda asja Türgist, mitte mujalt ja nii edasi, aga asi on läinud kontrolli alt välja ja opositsioonine EKRE, eks ole, tuli välja taas sellega, et üldse likvideerida Rahvusringhääling, mis on totruse teine äärmus, eks ole. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ega ju jällegi, et kas sellistel asjadel on keegi, kes on süüdi? No ei ole. Et alati on ju ka küsimus selles, et kui sul on arvamus, kas seda välja öelda või mitte välja öelda ja kui ta on välja öeldud, siis loomulikult ei ole väljaütleja süüdi, et ta arvamuse välja ütles. Nüüd, mis edasi saab, on paratamatult see, et käivitub mingisugune turbulents. Ja küsimus ongi selles, et kas seda turbulentsi on võimalik ette ennustada või mitte. Antud hetkel tuleb välja, et ei olnudki võimalik ette ennustada, sellepärast, et see pöörasus, mis lahti läks, ma ütlen veel kord, et mina ei teagi, et miks peaks iseenesest ka Veidemanni puhul, et kui teda natuke kritiseerida, et moraalist, mis pärineb aegade kaugusest, tänasest päevast, selles kontekstis analüüsima mingit saadet. Ta tegi seda
tema vabadus, mitte midagi ei saa peale hakata. Analüüsil ja arvamusel on kerge vahe. Mina võtan Veidemanni öeldud kui Veidemanni arvamust. No aga ta ju lähtub moraali analüüsist, eks ole. See on tema vabadus. Ja nüüd, mis edasi saab, ongi nagu see, et see kõik näib mulle niimoodi, et see on nagu, kas see on orkestreeritud või orkestreerunud, vahet ei ole paljuski, kuidas sellest nii-öelda üksikust asjast, mis väikesegi analüüsi puhul, võiks lõppeda sellega, et okei, see on üksik mingi arvamus, võib-olla on seal mingisugune selline luitunud moraali pilt juures, tühja täst. Aga see, millise globaalse tüli see suudab tekitada vähemalt verbaalses mõttes, viitabki ikkagi selle peale, et need, kes seda tegid, nagu sa õigesti tähele panid, nagu pigem tundsid, et vaat kui hea, nüüd Veidemann ütles midagi, nüüd paneme vastu, näitame, kui moraalitud on, näitame, kuidas see üldse kuhugi ei sobi ja tulemuseks on see, et avalikkuse tähelepanu kontsentreerub kuhugi mujale ja põhilised asjad jäävad nii-öelda vaatluselt välja, mis minu meelest on kõige suurem viga ja võib-olla võinuks meedia ka rahulikumalt seda nähtust võtta ja analüüsida ja välja tuua just nimelt selle seose, et kui küsime ausalt, et kas tõepoolest on siis nagu olemas peaministril mingi moraalne profiil, kus tema ise on tema enda profiili kontekstis õiglane ja kaunis hing ja vaat selles ühes osas on ta nii karm, et Veidemann satub sellise põlu alla. Ma ei usu seda. No jaa, võib-olla ta siis võiksid juhtivad poliitikud panna oma Facebooki profiili alla, aga oma moraalse profiili. Milline on moraalne profiil? Ja siis me teaksime, aga mul sellel lool on tegelikult üsna palju erinevaid aspekte. Üks on, et see nii-öelda asi muutus poliitiliseks ja tekkis selline poliitiline torm on, minu seisukohalt on ju selgelt selle põhjus on see, et Riigikogu koalitsiooni asjad on väga halvad, hävitav kaotus kohalike omavalitsuste valimistel, väga viletsad reitingud, mitte mingisuguseid trikke ei ole, et siis enda populaarsust tõsta ja nüüd, kui jäädakse välja enamustest siis kohalikest omavalitsustest, siis kuidas ikkagi vastu minna sellele järgmise aasta parlamendi valimistele, et see on või 27. aasta parlamendi valimistele, et see on suur küsimus. Ja siin kõlbab iga asi, mis sarnaneb malakaga, see tasub seda kätte võtta ja asuta kedagi tampima. Sellepärast see viib tähelepanu probleemidelt kõrvale. Üks teine asi, mis siin selle pinnal ujub, on see, et see diskussioon, mis tekkis ja kui vaadata sotsiaalmeediat ja kui paljud siis toetavad ühte seisukohta ja kui paljud toetavad teist seisukohta, näitavad seda, et rahvast ei ole siiski kõrvupidi õnnestunud tirida helgesse tulevikku. Et see lõhe, mis on eestlaste hulgas vastuses küsimusele, kas abielu on ainult ühe mehe ja naise vaheline liit, see lõhe on siiamaani olemas, hoolimata sellest, et on kooseluseadus ja seda 2., 3., 4. ja 10 aastat on mööda läinud või kui palju ühesõnaga. See lõhe on ikka olemas, ta on lihtsalt natukene ära vajunud ja piisab lihtsalt seda haava natukene kaapida, ja kõik see kargab jälle välja, jälle on valus, jälle hakatakse nagu selle üle arutlema. Ja see lõhe on ilmselt kõigis ühiskondades Euroopa Liitu, ma ei pea silmas üldse islamiühiskondi, kus see lõhe on väga selgelt piiritletud, määratletud usu ja seadustega, aga jah, ma kordan ka üle, see on asendustegevus, millega tegeletakse, aga mis on ohtlik, on see, millele te mõlemad ka viitasite, et selle asendustegevuse on meeleldi võtnud oma põhitegevuseks mõned poliitikud ja see on kurb. See on ju nii vahva, sa saad rääkida, et vabandage, härra see või teine või kolmas minister, et kuidas on lood nüüd näiteks selle küsimusega, teate, ma vastan sellele kõigepealt selles mõttes, et vaadake, mis Rahvusringhäälingus toimub ja see on väga ebamoraalne, kuidas kritiseerida ja nii lahenebki see olukord. Selles mõttes on see loomulikult küsimus ju lõppkokkuvõttes nagu ikkagi sama asi, et kas moraal, mida hoitakse, toob meile midagi hääd. Me teeme Ameerika Ühendriikide ju seaduse ajaloost, eks ole,
kui pikalt pärast seda, kui nii-öelda segregatsioon seaduslikus mõttes oli elimineeritud, kui pikalt tegelikult segregatsiooni praktika tumedanahaliste ja valgete vahel edasi eksisteeris. Ega siin ei ole teistmoodi. Ja küsimus ongi nagu selles, et kuidas see olukord lahendada moel, et see on mõistlik, mitte minna tülli. Noh, ma ei usu, et nüüd sellest tülist mingi Eesti kodusõda tõuseks, vaevalt aga seda tüli, tähelepanu hajumist on niigi palju kõikvõimalikes küsimustes ja no see on viimane asi, milline on meie peremudel, mille pealt tülli minna. See oleks ikka nagu üksjagu jabur. Aga... See minu meelest võiks nagu jätta inimestele nende õiguse uskuda ühte või teise peremudelisse või pidada just, seda või teist. Seadus annab meile selle võimaluse ja me saame seda teha. Ja me saame seda teha, aga nüüd ma tahaks natukene sellest ERR-i nõukogust rääkida, kuna sealt see asi ju lahti läks, et minu meelest terve see Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu on sügavalt dysfunktsionaalne, ehk ta ei suuda täita oma ülesannet. Et väljaspoolt vaadates ja seaduse järgi peaks ta siis arendama siis Eesti Rahvusringhäälingut, tegelema kõikide nende asjadega ja nii edasi, tulevikku vaatama, tegelikkuses ta seda eelarvet kontrollima. Eelarvet kontrollima, aga see kontroll seisneb siis ainult selles, et kõik kirjutavad alla, et omast ajast ma mäletan, et vist ainukene inimene, kes seda tõsiselt läbi töötas, oli Indrek Saar, kes seal väga põhjalikult sees kaevas, teised vaatasid, viskasid pilgu peale ja võib-olla Rose käest midagi küsiti, aga siis, et miks see nõukogu ei täida oma ülesannet ja miks ta on dysfunktsionaalne, see on sellepärast, et ta ei ole mitte üksus, mis suudaks midagi arendada, vaid ta on poliitikute üksteisele sõrmede peale vahtimise kogu. Ehk et kuna seal on 10 liiget, igast parlamendi erakonnast on üks liige ja mõned siis eksperdid, kelle sõna on selle võrra väiksem, kui vähem poliitilised nad on, sõnaõigus on selle võrra väiksem, siis poliitikud vaatavad selles nõukogus kogu aeg teineteisele sõrmede peale, et keegi endale mingit suuremat tükki ei saaks, et keegi ei tõmbaks tekki enda peale ja tegelikult on see pigem sellised, nad jälgivad teineteist, nad võitlevad selle eest, et keegi ei saaks paremat positsiooni ja selle kõrval mingisugune arendamine, see ei kuulu üldse nendesse plaanidesse. No siin ka kokkuvõtvalt võib ju öelda, et sellisel moel üles ehitatud nõukogu, kui see on ka, ütleme, mitte küll seadusest tuleneva koosseisuga sellisel moel, aga praktikas, kui see realiseerub sellisel, see ei saagi midagi tulla. Ehk et nii kaua, kuni ühiskonnas puudub reaalne usaldus, ja asjaolu, et nöörijupp, juhe jääb alati nõukogu liikmetel Rahvusringhäälingus nagu erakonnaga ühendama, tekitabki olukorra, kus usaldust ju pole. Iseseisvaid otsuseid ja loogikat rakendada ei saa. Kõik on seotud sellega, mida poliitiline establishment soovitab või tahab näha. Ja loomulikult tulemuseks on käkk. Seal on väga lihtne, et kuna see eelarve sõltub sellest, kes on koalitsioonis, kui koalitsioon on otsustanud, need erakonnad on otsustanud, milline see eelarve on, siis ongi sellega kõik. Aga ma tahaks ühte asja veel siia lisada see, et Rahvusringhäälingu nõukogu liige Valdo Randpere on nõudnud siis Rein Veidemanni tagasiastumist. See ajab mind lihtsalt naerma. Rein Veidemann on olnud nõukogu esimees alates aastast 2017 ja miks ta seal on olnud? Sest mitte keegi teine ei taha olla esimees, sest see on tüütu ja kui mingisugune, sitt lendab ventilaatorisse, siis on just nõukogu esimees see, kes peab minema kaamerate ette ja keegi teine ei taha ja kui Rein Veidemann ütleb, et jah, ma võin veel olla 2 aastat, siis on kõik hingavad kergendatult ja nüüd Randpere ütleb, et astu tagasi. Ise sa Randpere oled tahtnud, et ta seal eesotsas on ja ma ütleks ühte asja veel. Randpere viskas Rein Veidemannile nina peale seda, et Rein Veidemann on olnud oma endises elus, on olnud siis kommunistliku partei liige ja seda ütleb Valdo Randpere, kes Wikipedia andmetel töötas aastatel 1983-84 Eestimaa Leninliku kommunistliku noorsooühingu Keskkomitee propaganda ja kultuuriosakonna instruktorina. Tubli komsomol. Viska aga vanadele kommunistidele ette, et miks nad selle punase jamaga kaasa läksid ja siinkohal väike paus.